Tere, armas vaataja! Mina olen Katariina Ratassepp ja teie ees on jälle saade Naudime elu. Nädala aja pärast on emadepäev ja meie juba vaikselt valmistume. Sellepärast me räägime täna lilledest, naudime erinevaid maitseelamusi ja vaatame erinevaid sporditegemise võimalusi. Jää meiega! Kellele meeldib India toit, see rõõmustab kindlasti praegu väga, sellepärast et me alustame oma tänast saadet India restoranis Little India, mis asub Pirital, männimetsade vahel. Esimene Little India restoran on nüüd tänaseks 7 aastat vana. Põhimõtteliselt selle aasta lõpus saab juba 8-aastaseks ja esimene Little India restoran sai avatud Rocca al Mare keskuses, mis meil on praegu renoveerimisel ja just nagu sünnipäeva puhul ilmselt läheb uuesti lahti. Kus siis teised restoranid on? Viru keskuses, Pirita keskuses, siis on Mustamäe keskuses, Ülemiste keskus ja nüüd on tulemas varsti ka Tartusse esimene Little India kvartali keskusesse. Ja saan aru, et Pirita keskuse ja Viru keskuse restoranide menüü on natuke erinev teistest? Ja, just. Panime siia kombineeritud Hiina köögiga menüüd, ehk siis inimesed saaksid natuke suuremad valikud, sest India toidud on hästi spetsiifiliselt ja India fänne võib-olla ei ole nii palju nagu teiste toitude fänne, et siis saab natuke kombineerida ja suuremad valikud kliendi jaoks. Ja mis see India toidu kõige põhilisem element on? Kindlasti on see karri ja masala maitseaine ja karrikaste siis, jah. Meie toite saab süüa koha peal esiteks, siis saab kindlasti meie juurest kas kaasa tellida, kas koha pealt või siis telefonile helistades. Kolmas variant on meie koju veotellimus, kas helistate 1716 numbrile, valite Little India või siis lähete meie kodulehele ja sealt otse saab tellimust esitada. Tuuakse teile toidud koju otse meie kulleriga. Ja 4. variant on Wolt kullerteenus. See küll ei kehti kõikides meie restades, aga enamasti on. Seda saab ka meie kodulehelt või siis Wolti lehelt uurida lähemalt ja paaris kohas meil on ka tellitoit, ehk siis 5 erinevat varianti, kuidas meie toite nautida. Nüüd me saime tutvuda tõesti väga rikkaliku köögiga. Saime näha, kuidas valmistatakse India toite ja ma võin teile kinnitada, et ka need maitsed olid suurepärased, aga nüüd ongi aeg minna edasi seiklema. Nagu ma lubasin, räägime nüüd sellest, mida kinkida oma emale emadepäevaks. Aga ühtlasi ka sellest, mida kinkida näiteks oma kaaslasele sünnipäevaks või mida mängida tüdrukute õhtul. 52 kaarti on tegelikult 2 väga head sõbrannat. Me oleme kolleegid ja nüüd siis ka äripartnerid, kes lõid tegevuskaardid. 52 kaarti ongi tegevuskaardid, mida saavad kasutada siis paarid, sõbrannad ja nüüd kõige värskem kollektsioon on meil emadele mõeldud. Need on tegelikult sellised kaardid, et kui rääkida nüüd kohtingukaartidest, siis need on põnevad ideed, mida sa saad siis oma kaaslasega teha. Et seal on erinevaid ideid nii välitingimustes, sisetingimustes, osad on sellised, mida sa pead pikemalt ette planeerima ja siis on ka selliseid, mis saavad sündida spontaanselt. Ja teine tüüpkaart on meil lunastuskaardid, mis on siis sellised, et mina näiteks kingin oma kaaslasele ja kaaslane saab siis minu käest hakata oma lunastusi välja nõudma. Et seal on väga palju huvitavaid ideid, näiteks sa saadki endale lunastada välja pannkoogi hommiku, mõnusa väljasõidu ja nii edasi. Et sellised vahvad ideed, mis aitavad oma suhet näiteks värskendada või siis sõbrannaga rohkem aega koos veeta ja nii edasi. Need kaarte saab osta tegelikult hetkel Facebookist. Et Facebookis on meil tore lehekülg 52 kaarti, et seal on olemas funktsioon, kus sa siis saad kõikide kaartide kohta väga palju lisainfot, seal on väga palju näidiseid,
et lihtsalt kirjutada meile, me anname väga head nõu, soovitame ja siis nii lihtsalt see käibki. Saan aru, et teil on emadepäeva puhul täiesti erilised uued kaardid välja tulnud. Ja, tõsi ta on. Emadepäev on tihti selline päev, millal me kipume või õigemini me kipume ära unustama, kui olulised on emad meie elus. Ja siis otsustasime, et aitame ja tuleme välja 2 emadepäeva kaardipakiga. Ühes on lunastuskaardid, mida saab kasutada ema ja teine on kohtinguideed, mida emaga koos siis endal teha oleks hea. Mõneks niisama väikelapse sünnipäevaks kas või. Väga oluline on mainida ka seda, et need kaardid valmivad täiesti käsitööna. Mirjam ja Helen ise trükivad, lõikavad, kleebivad, saadavad ja muidugi nende kaartide väljamõtlemine on ka tükk tegemist. Ja uudiseks on ka see, et varsti tõlgitakse neid kaarte ka inglise keelde, nii et neid saadetakse igale poole üle maailma laiali ja tulemas on ka kohtinguideed väikeste lastega. Nii et jälgige nende Facebooki lehekülge. Tervislikud kontorilõunad, laste sünnipäevapeod, maitsvad peoroad, mis neid kõik ühendab? Kohe saame teada. Meie tegeleme toitlustusteenusega. Meie põhirõhk on pakkuda klientidele supisteid. Samas meil on ka kontorid, kellele me viime igapäevaselt lõunasööke. Kõige olulisemad asjad on tervis. Me üritame alati vähendada kaloraaži. Ehk ühesõnaga kasutame vähem rasvu ja kui annab, siis kasutame vähem oliivõli, majoneesi, vahetame majoneesi hapukoore vastu. Kas te pakute midagi spetsiaalselt emadepäevale mõeldes ka? Emadepäevadeks me pakume nii suuri deserte kui ka väikesi. Näiteks ma võin pakkuda kohupiimatarti. Ta on just paras, kõht pärast ei valuta, pärast ei ole ka kahju, et tort on ära söödud. Siis meil on pakkuda ka minipavlovat vahukoorega. Ei pane suhkrut vahukoore sisse, kuna seesama pavlov on juba suhkrune. Siis paneme sinna marjakesi värskeid ja oleme valmistanud ette ka šokolaadiküpsiseid, kuhu sisse oleme pannud pähkleid, mandleid, kuivatatud pohlasi. Emadepäevadeks me pakume klassikalist vene magustoitu, pähklid, kasutasime siin margariini asemel või ise keedame ka kondenspiima, kuna poodides me ei leia seda õiget, kuna igal pool on lisatud ka suhkur ja kus juures kreemis sisse me või ka ei pane. Me oleme teinud uut menüüd. Meil on nüüd valikus guacamole soolalõhega. Me oleme valmistanud klientide jaoks ka sellised korvikesed hõbeheigi fileega ja kuumsuitsuskumbriega. Ja oleme teinud ka paar uuemat pirukaid. Üks on chorizoga, priijuustuga ja karamelliseeritud sibulaga ja teine on fetajuustu ja spinatiga. Mul on suurepärane meeskond. Ma tõesti väga tänan neid, et nad pingutavad kliendi nimel iga päev, mõtlevad uusi asju välja, tulevad tööle hea meelega. Vot kui huvitav. Dark Cateringis saab ise endale komplekteerida emadepäevaks sellise karbi. Siin näiteks on pistaatsiatart, Šveitsi šokolaadist küpsised ja siis võib siia juurde näiteks panna ühe ilusa valge pavlova. Millist ema selline karp ei rõõmustaks? Suvi on lähenemas ja jalgrattahooaeg hakkab varsti jalgama. Ja selle puhul me täna vaatamegi üle ühed väga huvitavad jalgrattad, mis ei ole üldse mitte tavalised. Mis asjad need on? Tegelikult on tegemist täiesti normaalse tavalise jalgrattaga. Selle eripära on lihtsalt siis, nagu te näete, need rattad. Et sellega saab sõita nii lume peal, nii liiva peal ja see ratas ei vaju läbi, mis teeb siis sõitmise oluliselt lihtsamaks võrreldes siis tavalise ratta, kus on siis peenikesed kummid. Ta on siis nii-öelda maasturi moodi. Kas seda saab rentida, kas saab mingeid erinevaid matku tellida?
saab nii rentida kui tellida ning saabki täitsa viia läbi gruppidele, suurematele, väiksematele matkaseiklusi, kus tullakse kohale, võetakse rattad ja sõidetakse kas siis mere ääres kuskil maastikul mingil huvitavamal, et selline omamoodi seiklus, et gruppidele sobib väga hästi. Ja ma saan aru, et selle rattaga lihtsalt on keerulisel maastikul hulga lihtsam sõita kui tavalise ratta. Ja on küll, esiteks sellega on tasakaalu lihtsam hoida, kuigi rattad tunduvad massiivsed, nad liiguvad väga hästi edasi. Tegelikult nagu ma ütlesin, et ta ei vaju läbi, et selles suhtes, et peenikesed kummid, need vajuvad läbi, on oluliselt raskem vändata, et aga nende puhul on jah, sa oled ühel pinnal ja ratas liigub jõuliselt ise edasi. Ta tundub väga raske. Kas ta on ka tõstes raske? Mina naisterahvana võib võib-olla arvata, et ma ei jakseta, aga tegelikult on väga kerge, et seda saab sellega võib trenni ka teha. Et ta on väga kerge ja naisterahvale ka täiesti lihtsalt kokku pandav, et võtmetega lahti keerata, panna endale haagisesse ja väga hea kaasa võtta. Kui kiiresti siis temaga saab sõita? Maanteel võib saada koguni kätte kiiruse kuni 30 km tunnis ja üleüldse kui sõita, et siis näiteks metsas kuskil maastikul mäest üles, et läheb lihtsalt edasi. Ja kellel siis huvi on selliste põnevate rataste vastu, siis 360 kraadi korraldab seiklusi selliste jämedate kummidega ratastega. Jääge meiega, sest tulemas on veel väga palju põnevat. Kevad on käes ja nagu ma juba ütlesin, siis emadepäev on varsti tulekul ja mida kõik emad ootavad oma lastelt ikka lilli emadepäevaks, nii et meie olemegi tulnud lillepoodi. Kui kaua te olete lillepoodi pidanud ja kust üldse selline mõte tuli? Mina olen nüüd lillepoodi pidanud peaaegu 5 aastat. Mõte tuli pigem eelnevast töökogemusest. Et nüüd olen siis floristina töötanud 18 aastat erinevates lillepoodides. Ja see oli nagu selline sujuv hetk siis hakata ise poodi pidama. Ja mida te siis müüte? Kas siis on matusepärjad, pruudikimbud, kõik potililled? Müüme siis potililli, lilleseadeid, kimpe sünnipäevadeks, tähtpäevadeks, pulmadeks, matusteks. Et kõik sündmused, kuhu nagu lilled sobivad, neid me teeme. Mida teie soovitate emadepäevaks emale kinkida või mis on see kõige populaarsem lill emadepäeval tavaliselt? Ikkagi sellised kevadlilled pigem. Tulbid, kindlasti neid potililli, potiroose, hortensia, orhideed on väga toredad. Et enamjaolt jah, et olen märganud, et emadele kingitakse potililli. Aga milline lõikelill säiliks praegu kõige paremini, kõige kauem? Kindlasti on üks kaua säilija, nelk ja krüsanteem. Näiteks need preeriakellad on väga toredad, liilad püsivad kaua. Ka roosid püsivad minu arust päris hästi. Et kui roos püsib mitu nädalat, siis minu arust on see väga hea tulemus. Ja kas teie lilli saab ka tellida? Ettetellimise võimalus on telefoni teel, on meili teel, Facebooki kaudu. Ja minu käes ongi nüüd üks suur kimp ilusaid preeriakellasid, mis lõhnuvad väga hästi. Vot see kimp sobiks väga hästi emadepäeva kingiks. Kes ei teaks, mis asi on droon? Aga kas kõik ikka teavad täpselt, kuidas ühte drooni kasutada, mille jaoks seda drooni saab kasutada ja milliseid droone on olemas?
Lähme ja uurime järele. Me müüme tegelikult kõiki ägedaid asju, mitte üldse ainult droone, oluline nimi on Droon.ee eelkõige, see sai alguse droonidest, ettevõtmine juba väga-väga ammu, aga täna on siin kõik hobitehnika, puldiautod nii-öelda, ma ei tea, puldilaevad, paadid, mingid väiksed kraanad, tasakaaluliikurid, elektritõukerattad siin kohe tulemas ja ütleme, et suund on kõiksugusel ägedal hobikraamil. Kas on nagu mingid vahed ka, et kas osta droon siit või ka tegelikult ju väga palju muudes poodides müüakse? Meie oleme ka siis sellise väärika tiitliga nagu DJI maaletooja või esindaja ametlik. DJI nimelt siis on üks, või täna tegelikult maailma tuntum droonibränd üldse, mis me räägime juba sellisest nagu hobidroonist, millega teha siis juba ka vajaduse profitasemel pilte, videoid, eks ole. Aga siis seal kõrval on ka palju mänguasju, mida me samuti pakume ja me pakume siis ka hooldusteenust või ütleme see remonti, koolitust, kõike seda, mis käib sinna juurde ja mida me tõesti siin tihti näeme, ongi see, et olgugi, et täna sa võid selle drooni sisuliselt osta ka nii-öelda leiva ja saiakõrvat leti pealt, aga need inimesed jõuavad ikka väga paljuski siia, siis kas mingi mureküsimusega, et ta on katki või ei oska seda käima panna, ei oska sellega lennata või siis lõhub selle kuidagi ära ja tahab seda siis kusagil remontida. Nii et loomulikult oleme alati palju rõõmsamad, kui see droon on ka siis siit nagu välja läinud uksest, mitte ei tule ainult siit uksest sisse tagasi. Nii et sellega on tegelikult tegemist palju, et me koolitame ja me parandame ja piltlikult öeldes nagu hoiame ka kätt nendele inimestele, kes on selliseid ostnud hea meelega ja sellepärast tasub tulla siia vaatama kõigepealt, mis üldse on ja võib-olla ka kuulama, mida siis, või küsima, et mida peaks siis nagu üldse ostma, kui midagi tahta osta, sest ilmselgelt seda kusagilt toidupoest on nagu raske küsida, kui sa selle drooni omale korvi paned, sellise esimese hetke emotsiooni ajal, eks ole. Nüüd me saime piisavalt teada. Kui midagi jäi veel segaseks, siis droon.ee pood on samal kohal olnud juba 3 aastat, nii et tasub tulla siia uurima. Aga meie lähme vaatame nüüd, mida põnevat me järgmisena teada saame. Mina tutvusin siin nüüd just ühe väikese judo nukuga ja temaga koos me hakkame jälgima judo trenni lastele. Kui kaua Toni judokool on tegutsenud? Toni judokool sai sellel aastal 11-aastaseks, nii et meie käime juba 12. aastat. Aga mille poolest teie kool eriline on? Meie kool on eriline sellepärast. Ma arvan, et meil on vabariigis kõige parimad lapsed, sellepärast olemegi erilised. Me alustame laste kasvatamisega ja judo õpetamisega 1,5 aasta vanuselt. Kui nad tulevad koos emmede-issidega, vahest vanemade vanaisadega siia dojosse nautima ja judo õpetust saama. Ja siis kõige vanemad lapsed on meie seas on juba saavad 17. Nii et ma arvan, et me teeme päris head tööd, kui laps sellisest vanusest kuni selleni, ta on ikka veel meie kooli juures. Ma arvan, et selle poolest erinemegi. Ja samas jälle me ei õpeta mitte midagi uut, sest judo ongi kasvatussüsteem minu meelest, mis aitab lapse vanemal kasvatada korralikku kodanikku, kes käib koolis, kes austab oma vanemaid, kes oskab planeerida oma päeva ja meie aitame lastel seda kõike saavutada. Ma loodan, et meie koolis on õnnelikud lapsed. Saan aru, et Toni judokool oli siis esimene judokool Eestis, mille asutas naine? Jah, nii see oligi. Kool seisabki sellise aluse peal, nagu ma olen seda arvanud ja tahtnud teha. Ja ma olen õnnelik inimene tegelikult, kellel on judo hobina eriala ja haridus on pedagoogi oma. Tahan suured tänud öelda oma laste vanematele, sest ilma nende toetuseta ei oleks õnnelikud meie. Meil ei oleks neid särasilmseid lapsi,
ma arvan, et lastevanemate usaldusel seisnebki kogu meie kooli edu. Vot see oli tõesti motiveeriv vaatepilt. Vaadata nii palju, nii tublisid lapsi, nii pühendunult trenni tegemas. Aga meie lähme seikleme edasi. Minu käes on nüüd album ilusate rõivaesemetega, mille peal on imekaunid tikandid. Mind huvitabki nüüd, et mis tikandid need on ja kes need teinud on? See on nüüd väike selline minu bränd Everini tikand. Alustasin sellega nüüd 8 aastat tagasi. Vaikselt loomist algas väiksest kampsunist, mis vanaema mulle tikkis kunagi. Kuna see kogus nii palju populaarsust, siis mõtlesin, et miks mitte. Olen ise seda koolis õppinud. Vanaema abiga täiustasin oma tikkimisoskust ja niimoodi saigi vaikselt alguse. Minu käest saab valmis kleidid, kootud kleidid, mis on Eestis kootud. Väga heast materjalist, mis ei veni välja, ei lähe kortsu, ei lähe topiliseks. Tikime sinna kliendi soovile peale. Samuti on kampsunid, tuunikad, linased kleidid. Teeme ka vöösid, pihavöösid. Ja samuti teeme ka kliendi enda näiteks mantlitele või kleitidele, mis on seisma jäänud, mis on mustad igavad võib-olla, et siis tuunime ülesse. Samuti on väga populaarne näiteks ka koiaukude või plekkide katmiseks. Igasuguseid variante oleme teinud. Tikandid on kõik käsitsi tikitud. Ühe tikandi tikkimiseks kulub olenevalt suurusest siis 1–5 päeva, mõnilga juhul ka kauem. Kõigil tikanditel on hing sees ja ta on nagu südamega tehtud. Päris käsitöö, mitte masinaga. Nagu praegu paljud teevad, kuid kõik on ka erinevad, nii et väga nagu ei korda oma tikandeid. Teeme väga palju uusi, mõtleme välja. Klientide tagasiside on väga positiivne, komplimente saadakse. Ma näen, et neid rõivaid on suurusest XS kuni suuruseni 3XL ja kui need imeilusad tikandid huvitama hakkasid, siis suvel on tulekul palju laatasid, kus neid võib kohata ja samamoodi võib vaadata kodulehele. Ma loodan, et te nautisite tänast saadet ja saite ideid, mida oma emale emadepäevaks kinkida. Meie teiega kohtume jälle nädala aja pärast. Seniks nautige elu!